Tere siis minu poolt ka, et väga hea meel, et meid siia kutsuti Soft Academy projektist rääkima. Et ma alustaksin sellest, et tutvustaksin paari sõnaga Soft Academy projekti. Saan siia taustaks panna käima meie Soft Academy töötoas tehtud video. See oli üks esimesi sündmusi, mis me tegime. Soft Academy projekt on rahastatud European Urban Initiative'i esimeste projektide rahastusvoorust ja teemaks on siis olnud uue Euroopa Bauhausi põhimõtete rakendamine päriselus ja selle käigus on meil siis olnud nii mitmedki selliseid keerulisi hetki. Projekt ise algas 2024. 1. märtsil, nii et ligi aasta tagasi, aga need korteriühistud, 4 5-korruselist paneelelamut, ühed vanimad Mustamäel, otse TalTechist üle tee, need tegelikult, nendega koostöö algas juba enne projekti ametlikku algust. Ja need hooned said siis valitud ühelt poolt selle tõttu, et eelnevalt on TalTech nende hoonetega koostööd teinud Ebento projekti raames, nii et meil olid olemas päris palju andmeid nende hoonete kohta. Ja teiseks see, et nad olid väga motiveeritud osalema projektis. Ja see põhjus, miks nad olid motiveeritud, oli see, et neil oli väga tõsine renoveerimisvajadus, et osadel olid rõdvud juba väga ohtlikuks muutunud ja teiseks oli see, et neil oli mõnevõrra ummikusse jooksnud läbirääkimised linnavalitsusega, kus nad soovisid teha suuremaid rõdusid osad nendest majadest ja nendele majadele ei kuulu siis õueala, et neil on ainult majade alune maa, mis neile kuulub. Nii et selles mõttes me ei pidanud neid pikalt veenma, et nad olid nõus osalema. Ja selle projekti raames me siis tegime koosdisaini töötubasid, aga ma tahan kohe alguseks öelda, et tegelikult need koosdisaini töötoad, et meil oli kogu aeg kohutavalt kiire ja põhjus on selles, et kui projekt algas 1. märts, siis sellel hetkel me teadsime, et KredExi taotlusvoor, mis oli väga olulise tähtsusega selle projekti õnnestumiseks, et KredExi taotlusvoor pidi olema 1. mai. Nii et põhimõtteliselt meil oli märts ja aprill oleks olnud siis ainult selleks, et mingisugustki mõtestatud koostööd elanikega teha, et saada sinna siis selline nendega koos disainitud eskiis. Nii et selles mõttes see näide, mis ma toon, see kindlasti ei peegelda parimat protsessi, mida võiks teha, aga see on vähemalt üheks näiteks ja üheks õppetunniks, et edaspidi teha siis paremini. Nii, ja miks üldse seda koosdisaini arhitektidega on vaja teha? Et põhjus on Euroopa Liidu roheleppes. Selleks, et roheleppe eesmärke paremini ellu viia, siis on kuulutatud välja Euroopa Liidu renoveerimislaine ja sellega tandemis siis uus Euroopa Bauhaus, mis põhimõtteliselt peaks olema siis roheleppe selline loov ja kultuuriline haru, mis seoks omavahel tehnoloogiat ja kunsti ja kultuuri ja ajalugu. Nende mõlema eesmärgid on tegelikult läbi põimunud, et renoveerimislaine eesmärkideks on siis 2 korda kiiremini hooneid renoveerida, energiasääst, kliimaneutraalsus, luua uusi töökohti, võtta kasutusele loodussõbralikke materjale, rakendada ringmajanduspõhimõtteid ja selle hulka kuulub ka siis avalike hoonete renoveerimine eeskujuks. Ja selle käigus siis tuleks neid uue Euroopa Bauhausi väärtuseid rakendada ja need väärtused, on väga abstraktsed tegelikult, et selles mõttes see on paras probleem olnud, et kuidas need siis päris ellu rakendada, aga nad on abstraktsed just sellepärast, et võimalikke tõlgendusviise oleks palju. Nad on siis jätkusuutlikud või kestlikud, et oleks energiatõhusad ja oleks mõeldud ka taaskasutusele ja oleks rohealad kaasatud, esteetika ja elukvaliteet ehk siis ilusasti või hästi. See tähendab, et ei oleks üksnes funktsionaalne see renoveerimise protsess, vaid oleks ka ilusasti tehtud, kontekstitundlikult, kogukonna huve arvestav, elanikele paremat elukeskkonda pakkuv ja võiks hõlmata siis ka erinevaid näiteks avaliku ruumi lisatavaid kunstielemente ja et see oleks koos loodud ehk ühiselt ja õiglaselt ja selle ühise ja õigluse alla käib ka siis
kaasavad protsessid, et arvestada ka, et eluruum oleks ka peale renoveerimist taskukohane elanikele ja et oleks mõeldud ka siis nendele, kellel on ligipääsetavusega, üleüldse ligipääsetavuse probleemidele, näiteks siis liikumispuudega või väikestele lastele või ligipääsule rohealadele. Ja miks see teema hetkel on siis aktuaalne? Näiteks on ka KredEx selle uue Euroopa Bauhausi väärtuste rakendamise peale mõelnud ja juba 2025 taotlusvoorus oligi siis arhitekt 7 tasemel arhitekti kaasamine kohustuslik eskiisi loomises ja arhitektide kaasamine on sellepärast kasulik, et eriti kui mõelda rohkem kui ühe hoone ühise renoveerimise peale, siis on olemas ekspert, kes suudab seda linnaruumi näha terviklikuna ja aitab siis ka leida häid viise, kuidas neid nii-öelda üsnagi abstraktseid väärtusi võiks päriselus ellu viia. Mida siis koosdisaini protsess juurde annab? Et koduomanikule kindlasti annab see kaasa kinnisvara hinnatõusu selles piirkonnas, kuna tegelikult täiesti sellised nõukogudeaegsed hooned võivad muutuda kaasaegseteks, et mida muud need tegelikult tänapäevased arendused on, kui need on samamoodi paneelhooned, millel on fassaad peal, et tegelikult on päris palju võimalusi, mida saaks arhitektuurselt ette võtta fassaadidega kogukonna jaoks, et tekib see ühtne naabruskonna tunne ka visuaalselt ja linnale on kasuks see, et näiteks Tallinna linna puhul on üks oluline teema mägede reanimeerimine, et kuidas siis teha nii, et need paneelelamute rajoonid tegelikult oleksid elavad ja head eluruumid, et nad ära ei getostuks põhimõtteliselt, et siis linnaosa maine tõuseks sellest, kui seal on hästi renoveeritud hooned. Tervislik ruum, liftid ja rõdud, mis annavad elukvaliteeti elanikele, võimaldab rõduaiandust, ligipääsu rohealadele, liikumispuudega inimestel ja linnaosa muutuks soositud elukeskkonnaks. Majanduslikus mõttes, kui teha, ütleme, et väga suur ülesanne ongi, kuidas teha head disaini sel viisil, et taskukohasus säiliks, et see oleks elanikele selline mitte nagu mitte selline lahendus, mille tõttu tuleb siis oma kodust ära kolida ja see maha müüa, vaid et see on niimoodi, et need lahendused oleks niivõrd nutikad, et nad näeksid head välja, aga samas nende maksumus ei oleks liigu suur. Ja kui linnaosa või naabruskond on renoveeritud niimoodi, et sealsed elanikud tunnetavad seda kogukonna tunnet ja neil on seal parem elada, siis nad tegelevad ka rohkem, ütleme, naabrivalvega ja see muutub turvalisemaks. Ja väärtuseks linnale on kokkuvõttes see, et saab näidata head uue Euroopa Bauhausi põhimõtete rakendamist. Miks siis sellist naabruskonnapõhist hoonete koosdisaini kohtab väga harva? Tegelikult on niimoodi, et naaberriikidest on tulnud tagasisidet, et isegi 2 hoone koostöö on väga keeruline saavutada. Ja meil Soft Academy projektis on 480 korteriga hoonet, kes teevad koostööd, et ma ütleks, et see on juba meie projekti puhul üsna suur saavutus. Ja loomulikult on kõigil ikkagi väga keeruline leida ühist keelt, sellepärast et inimeste majanduslikud võimalused on väga erinevad, nende hinnatundlikkus on väga erinev ja ka see, mida nad peavad siis esmatähtsaks ja teisejärguliseks, erineb päris palju ja ei ole harjumus sellise suurema mahulise koostöö jaoks. Ning samamoodi tegelikult arhitektide ja insenerid ei ole sellise kaasamisprotsessiga veel väga kogenud, et meie ka alles õpime. Ja on tegelikult tuntav puudus usaldusväärsete vahendajate vahel, elanike ja siis ekspertide vahel, et nii mõnelgi pool on näiteks linnaosade ja linnade koostöös on rakendatud sellist saadikute süsteemi, et kus valitakse välja nii-öelda elanike saadik, kes siis on nende jaoks ise olles elanik usaldusväärne partner ja tegelikult selline tõeliselt mõtestatud koosdisain vajab aega, usaldust ja selget ülesehitust, et meil Soft Academy puhul seda aega eriti ei olnud, et lõpuks tuli küll välja, et see KredExi taotlusvoor tuli tunduvalt hiljem meie õnneks, aga kogu aeg oli info, et nii järgmine kuu tuleb, nii et ja meie lähenemine oli siis selline disainiprotsess nagu topeltteemant, et kõigepealt kaardistame probleemi,
pakume lahendusi, siis defineerime probleemi, siis vaatame kogu aeg minna nagu laiemaks, jälle kitsamaks ja laiemaks ja kitsamaks. Ja meie protsess sai alguse nendest samadest korteriühistu koosolekutest, kus me käisime siis Priidu ja teiste partneritega käisime rääkimas, et mis selle Softacademy projekti mõte on, miks nad peaksid tulema ja siis tööriistaks oli meil renoveerimisvihik, kus oli probleemi ja lahenduse kokkuvõte, mille koostas meie partner MTÜ Elav tänav. Ja MTÜ Elav tänav, siis nemad võtsid ka selle peamise kontakti rolli enda täita. Peale seda me saatsime küsitluse veebis, aga tegelikult ka paberkandjal elanike postkastidesse, et kaardistada ära siis peamised probleemid ja nende üldine suhtumine hoone hetkeseisu ja kuidas nad tahaksid, et see muutuks. Ja peale seda me tegime siis töötoa ja kasutasime erinevaid ka digitaalseid visualiseerimise lahendusi, nagu te selles videoklipis nägite. Ja võtsime ühendust Puitmajade Liiduga, et saada teada siis, mis võiks olla nende erinevate lahenduste maksumus ja käis tihe koostöö arhitektide, urbanistide ja kohaliku omavalitsusega, mis meie puhul oli muidugi lihtne, kuna me kõik oleme selle Softacademy partnerid. Ja elanike küsitluse tulemusel me saime teada, et inimesed näevad oma koduna või mis neisse puutub pigem nagu oma korterit, aga mitte nagu maja tervikuna. Eestikeelsed elanikud, nende ootused olid kõrgemad renoveerimisele ja nende arusaamine, mis peaks siis ka olema investeeringud ja mis need vajadused on, et need olid tunduvalt suuremad kui vene keelt kõnelevatel elanikel, kuid selgus ka, et vene keelt kõnelevad elanikud tunnevad nii-öelda naabreid rohkem ja suhtlevad omavahel tunduvalt tihedamalt kui eestikeelsed omanikud. Ja et tegelikult selle füüsilise ligipääsetavusega on probleem, sest päris paljud eakamad inimesed elavad 5. korrusel ja tegelikult tänapäeval on ju nõue, et 5-kordsel hoonel, kui on uus ehitis, peab lift olema, aga seal ei ole, eks. Nii et üks tõstatatud teema oligi liftide paigaldamine, rõdude klaasimine, kuna oli probleem rõdudel suitsetavate inimestega ja meil on päris suur liiklus seal akadeemia ehitajate tee ristil ja oli ka juttu päikesepaneelide paigaldamisest ja fassaadikujunduse säilitamisest, kuna seal on need pannood 60-ndatest. Selgus, et inimeste jaoks olid muidugi väga olulised olid nii-öelda igakuised kulud ehk küte, ventilatsioon ja püsikulude vähendamine. Keskmise tähtsusega olid panipaigad, innovaatilised lahendused ja isikupärane arhitektuur, aga vähemalt leidis see siiski mainimist. Ja vähem tähtsaks peeti siis lift, katuse taristu all on siin silmas peetud siis tegelikult, et pakkusime ka ühe võimalusena teha katustele terrasse ja selle vastu huvi ei olnud ja fassaadikujunduse säilitamine ehk siis nende samade pannoode säilitamine. Üldse selgus, et inimesed, kohalikud elanikud väga neid ei hinda, aga see võib-olla on just see, kus saaks neid otsaseina pilte kuidagi kujunduses rakendada, nii et neil tekiks rohkem väärtust. See video oli sellest esimesest koosdisaini töötoast ja me kasutasime siis seda elanike küsitluste tagasisidet, et mis me sealt teada saime ja sellele vastavalt me siis tegime sellise elementide kataloogi, erinevat tüüpi aknad, rõdud, katuselahendused, erinevat tüüpi liftid ja tegime nendest ka 3D mudelid. Ja töötoa eesmärgiks oli siis saada täpsem sisend, et kuidas see visuaalselt võiks välja näha ja me lasime neil tegelikult teha 2 stsenaariumit, et üks oli siis hästi kokkuhoidlik ja teine oli, et kui võiks unistada. Kokkuvõttes juhtus see, et inimesed ei julgenud üldse unistada. Erinevatest majadest oli esindatus olemas, aga esindatus oli suhteliselt väike ja need inimesed, kes seal olid, nad tundsid tohutut vastutust. Nad olid väga mures, et kuidas nad õigustavad oma naabritele, et miks nad sellise valiku tegid. Nii et jah, töövahenditeks olid meile elementide joonised, 3D mudelid ja siis
näitasime seda 3D keskkonda, kus siis ekraanide abil või ka prillide ja virtuaalreaalsuse abil sai ringi jalutada, aga see hetk meil ei olnud küll seda hoovi lahendust veel sinna juurde, kuna nagu öeldud, see oli kõige esimene asi, mis me väga kiiresti tegime. Me kasutasime ka tegelikult nagu mittedigitaalseid vahendeid, näiteks selleks, et inimesed suudaksid aru saada, et milliseks nende rõdu muutub, kui renoveeritakse, aga rõdu ei laiendata, siis me tegime markeerisime põrandale need rõdu suurused ja vedasime sinna mööblit ja lasime neil nagu testida, et mis tüüpi rõdus, mida teha, siis on üldse võimalik. Ja saadud tulemus oli selles mõttes meie jaoks väga positiivne, et me kartsime, et äkki need majad tulevad ühesugused, aga ei tulnud. Kõik olid väga eriilmelised. Ja me saime siis seda kasutada, et minna täpsemaks, ehk seesama disain teemanti, et kõigepealt hargneme ja siis tõmbame selle asja jälle kokku täpsemaks. Ja järgmise töötoa puhul meil oli juba olemas selline esialgne kalkulatsioon, et nendel elementidel tekkis nii-öelda hind juurde või nendel 2 stsenaariumil ja see oli elanike jaoks ülimalt oluline ja selle põhjal üks õppetund meie jaoks vast on, et tegelikult on väga kasulik, kui oleks võimalik selliste protsesside juurde kaasata kogenud eelarvestajad, sest selgus, et tegelikult erasektor ei soovi tegelikult avaldada infot nende teha sellise renoveerimise elementide maksumuse kohta, sest et see on kogu aeg muutumises ja lisaks neil on konkurents. Nii et tegelikult, kui on üks kogemustega ja suurte teadmistega eelarvestaja, kes oleks selle koosdisaini protsessi juures, siis see võiks olla suureks abiks tegelikult. Me tegime küll ühe esialgse kalkulaatori, aga selle edasiarendamisega siis ongi seotud probleem info kättesaadavusega tegelikult. Ja kokkuvõttes lõpuks me siis saime ikkagi need mudelid, need lahendused, millega eskiisi puhul edasi liikuda ja see läks siis välja teistele elanikele, kes ei osalenud töötoas, kes said siis hääletada, et mis versioon see on ja siis otsustati korteriühistute poolt, et milline eelarve, milline renoveerimise kulu on nende jaoks vastuvõetav. Et siin on siis näha, et põhimõtteliselt meil on sellised elemendid, mida saab siis panna sinna vana paneelelamu külge ja siin on näha, et see naabruskond ja siis on need elementide sellised kaardid, mis meil olid ja siia lisati siis ideid. Ütleme, et see võtmeküsimus, et kuidas siis panna ikkagi hooneid ühiselt tegutsema, nagu öeldud, meil oli selles mõttes väga hea pilootala, et nad olid väga motiveeritud juba iseenesest ja meil oli muidugi võimalik pakkuda projekti poolt tulevat lisarahastust, kuid sellele vaatamata oleks see ilmselt kasulik juba nende eeldatavate säästude poolt, mis tekivad, kui ühiselt renoveerida, kas siis materjalikulu või protsesside mõttes. Aga see on hetkel veel teooria, eks me seda näeme, mis selle softi tulemus selles mõttes on. Ja et kui tahaks teiste ühistutega koostöös renoveerida, et siis kindlasti tasuks huvi renoveerimise vastu kaardistada naabruskonnas ja oleks vaja leida eeskõneleja, see, kes siis oleks vahendaja, kes oleks usaldusväärne partner mitme maja peale. Ja vajalik on kindlasti selgitada, et mis on need plussid, mis on miinused, mis selle tulemusena siis saadakse ja kaardistada siis elanike peamised murekohad, nende vajadused ja nende soovid. Hääletusstrateegia kohta siis ka mõned soovitused. Et oli ilmselge, et otsuseid ei saa ära teha lihtsalt ühe koosolekuga, et see protsess tegelikult peaks olema pikem, et arusaadavalt hetkel on süsteem pigem selline, et tuleb ühistule esitatakse üks eskiis, mille nad siis kiidavad heaks või ei kiida heaks, aga et me püüdsime läheneda niimoodi, et korteriühistud on klient, meie siis arhitektidena esindame arhitekti, kellele klient on tulnud oma sooviga tellida tööd ja siis kliendi tagasiside põhjal siis arendatakse seda eskiisi edasi. Tegelikult me loodame, et ehk õnnestub nüüd, kui see hankeprotsess on, ehitushanke läheb edasi, et siis meil õnnestub veel teha selliseid kliendi kohtumisi nende ühistutega. Ja et üle 2 nädala pikkust otsustamisperioodi ei ole vaja teha, aga samas ei ole ka vähem, aga võimalik selleks, et kõik saaksid piisavalt aega, et oma otsuseid kujundada.
Ja hääletamine võiks toimuda üldiselt nii digitaalselt kui paberkandjal, et kõik saaks ligipääsu ka neil, kellel internet ei ole, aga samas ka, et oleksid kaasatud need, kes paberkandjaga ei viitsi tegeleda. Naabride suhtlus on väga oluline ja et naabrid omavahel arutaksid, et mis nende hoone kontekstis kõige mõistlikum tegevus oleks. Ja väga tähtis on siis sellised ka ühistu tuumikgrupid ja sellele pidev info liikumine, näiteks ühistujuhid või kaasamise meeskond, et need saaksid pidevalt siis ka tagasisidet, et kuidas see renoveerimisprotsess läheb, et neil oleks võimalik seda infot jagada. Et siin on veel üks pilt siis meie töötoast. Me arvasime, et digitaalsed tööriistad võivad olla natukene heidutavad, aga tegelikult neid nauditi päris hästi ja tegelikult võiks öelda, et need digitaalsete tööriistade kasutamine võimaldas siis ka kohe näidata, et kuidas need hooned välja näeksid ja see aitas üksmeelt leida tegelikult elanikel omavahel. Ja veel viimane sõna selle kohta, et tegelikult arhitektidele on see paras ülesanne, et nii palju piiranguid on, et need lahendused ei saa olla fantaasiaprojekt selle tõttu, et tegelikult siin on tegemist nagu päris inimeste, päris igapäevaste kuludega, nii et need lahendused peavad kindlasti võimalikult taskukohased olema, aga see seab ka teatavad piirangud siis sellele, et kui fantaasiaküllast lahendust on võimalik toota ja lisaks see, et kui soovitakse KredExi toetust kasutada, mille puhul tehasalisel renoveerimisel on suurem toetuse protsent, ka see seab tegelikult nendele arhitektuursetele lahendustele piirid, nii et selles projektis ilmselt sellist arhitektuurset tohutut uuendust ei tule, aga loodame, et tuleb see koostöö, innovatsioon ja protsessid, mida oleks võimalik korrata. Aitäh minu poolt. Ja Priit siis räägib hoonete vahelisest ruumist.